Viljandis selles mõttes ei ole vahet, et siin on need tänavad alati nagu tühjad. et siin nagu ei ole erilist vahet, kas on koroona aeg või muu aeg, et siin harva kui näed teist inimest vanalinnas. Ega humanitaaridel väga vahet ei ole, aga mingi tehnikamees, tema läheb võib-olla tahab Bauhofi või kuskile minna, aga no kirjaniku põhitöö ikkagi on ju üksinda tekstiga, et selles mõttes väga suurt vahet nagu ei ole. Peaasi, et mingi konservi teed lahti ja annad kassile ka natuke ja teedki tööd. Ega see mingi erilisi vahendeid pole nagu vaja. Eks ma olen seda jõudumööda teinud ka, et ma ühte näidendit kirjutan ja näidend on nagu Viljandi 90-ndatest. Siis kui olid kooperatiivipoed ja kapadressid ja sellised legendaarsed kaklused Viljandis ja näidend on nagu sellest. Jah, et kui see karantiiniga hakkas, siis minu maja fassaad läks remonti ja kõik pakiti kilesse, nii et ma elasin nagu koopas alguses, aga õnneks ilmad on olnud päris head ja et päris palju olen saanud olla õues ja mul on truuratas ka siin ja olen just mõelnud seda, et on olnud aega lugeda niisuguseid naljakaid asju. Parastavalt käsutas ta väikest nõida. Sa kannad Bloksbergi mäele nõialõkke tarvis puud kokku, täitsa ihu üksi. Homme keskööks peab lõkke valmis olema. Siis me seome su seal lähedal puu külge kinni, et sa öö otsa seisaksid ja pealt vaataksid, kuidas teised tantsivad. Ja kui me oleme esimesed ringid ära tantsinud, ässitas tädi Rumpumpel, siis läheme selle kärnkonna juurde ja kisume tal ükshaaval kõik juuksekarvad peast. On see alles lõbus, me saame kõvasti nalja. Seda Valpurgi ööd mäletab ta kaua.